Aarne Üksküla. Kõlats, matemaatiline idioot! Kurat, ma tulen teie juurde mitte kui õpetavad kui seltsimees, sest ma olen sotsialist. Sotsialismi ma teil õpetama ei hakka, nagu arvate direktor see jahupea. Kes on Eesti kõige armastatum meesnäitleja? Õige vastus on Aarne Üksküla. Teda armastas rahvas, kriitikud ja muidugi lavapartnerid, kes tundsid, et nad olid Aarne peopesa peal, hoitud. Seda õpetas Üksküla lavakas ka tulevastele näitlejatele. Lavale tuleb minna ainult partneri pärast, partneri jaoks. Ma kardan, et siin ka natuke nuppu tarvis läheb. Nuppu, sõbrakene, nuppu. Sa oled kurjas tujus, papa. Ei, kurvas. Ütlemata kurvas tujus. Üksküla lõpetas lavaka esimese lennu. Panso vaatas teda ja märkis üles. Sisukas ja mõtterikas noormees, mõtleva näitleja tüüp, terava tähelepanuga, püsiv ja püüdlik. Inimesena sõnaaher ja kinnine. On näidanud väga häid resultaate nii tõsises žanris kui ka koomilises. Ja nii ongi. Komöödia, tragöödia, palun väga ja kõik, mis selle vahele jääb. Kui mina poleks siia sattunud, kes sind siis kosinud oleks? Kas sul oli siin mõni peikmes ka või otud? Mis sa karjud? Ega mina kurte ju. Üksküla on mänginud nii 130 teatrilavastuses. Samasugune number tuleb kokku, kui liita tema filmirollid, tele- ja raadioteater. Ja ta on andnud oma hääle multifilmidele. Keegi ei kujuta ette, et Sammalhabe võiks kuidagi teistmoodi rääkida. Linnupesad jäävad sinna, kus nad on. Kõigepealt tuleb linnupojad korralikult välja haududa, eks siis näe, mis edasi saab. Ise nimetas ta ennast keskpäraseks näitlejaks, kes suure illusionistina on kõik lihtsalt ära petnud. Ma ei tea, mulli on väga kehv jäänud ja mõtled, et kui ma teatris ka nii mängin, nagu ma seal filmis ennast näen, et miks mind toitakse veel siin, siis üldse. Kuidagi kukku nagu välja, nii nagu tahaksid ja nagu peaks olema, sest vaatad filme ja näed, kui hästi tehakse, aga ise nagu ei saa aru, see on nagu saladus. Tahaks ikka edaspidi veel natuke teha, üks väikseid rolle, et sellele lähemale jõuda. Kui Üksküla pälvis 2009. aastal Eesti Vabariigi kultuuripreemia, siis enamuse kinkis ta teatriveteranidele ja lastekodulastele, sest talle polevat nii suurt preemiat vaja. Kus on siin rahast juttu? Te vaimunötruse patsilli! Sellepärast palun mind edaspida mitte haavata. Mina olen kõrge inimsoo esindaja siin sfäärilises muusikas.